Mopsi preilisid sõile ja postkasti saladus. Lugu sellest, et tarkus on tähtis. Ja puhtad käpad on ilusad. Aga kõige tähtsam on hoida oma sõpru. Sest kui sul on keegi, kes sulle roosas ümbrikus aitäh ütleb, siis ei hakka sul kunagi külm, isegi kui istud keset kõige suuremat lumevalli. Seitsme maa ja mere taga ühes korteris, kus olid maailma kõige pehmemad siidist padjad, elas Mopsi preilisid sõilja. Tal oli must nagu kõige kallim öömantel ja tark nagu 130 teadlast kassi kokku. Sest sõiljal oli üks elutarkus. Kui sa kõnnid tänaval ja tõstad käppa, siis peab kogu maailm seisma jaama ja imetlema sinu maniküüri. Tänavune talv oli erakordselt valge, sest sõilja vaatas aknast välja ja hindas lumehunnikut kriitiliselt. Liiga palju valget, mõtles ta. Minu must kasukas paistab sellel taustalt muidugi oivaline, aga käpadel hakkab liiga kipitav. Sest sõilja pani selga oma peenema valge karvakraega kampsuni ja väljus hommikusele promenaadile. Tema usaldusisik ehk perenaine kõndis järel, hoides aukartlikult jalutusrihma, mida sõilja pidas lihtsalt moodsaks aksessuaariks. Trepi ees seisis vana sinine postkast. Talvitsi nägi ta ikka veidi külmunud välja, aga täna ta luksus. Luks, vappus postkass. Siit sõilja jäi seisma. Ta tõstis parema käpa. See oli märk, et algab ametlik juurdlus. Vabandust, pöördus ta postkasti poole. Viisakad mööbliesemed minu juures olekul nii käitu. Mis korralagedus see on? Äkitselt lendas postkasti pilust välja väike lumekeeristorm ja selle järel tsilluki ümbrik, mis oli suletud jääst nööbiga. Teie kõrge ausus Mopsi preili, piiksus ümbrik. Aidake! Lumememmes posteljon kaotas oma prillid. Ära ega näe enam adresse lugeda. Kõik talvised kirjad on sasses. Metshaldi kiri sattus tavaliste inimeste kasti. Ja kiri maailma kõige magusama jaatise retseptiga lendas otse lumetrolli poole. Siit sõilja turtsatas nii, et lumehelbed tantsisid taninal. Jaatise retsept trolli käes. See on lausa kisendav ebaõiglus. Trollid ei oska magustoitsu üldse hinnata.
Cecilia mõtles välja plaani. Jäljed lumes. Cecilia teadis, et lumememmest postiljoni jäljed on erilised, ümmargused ja lõhnavad piparmündi järele. Musta karva maagia. Talvel soojendab päike musta karva kõige rohkem. Cecilia kogub soojust ja soojendab kirjad üles. Täisversiooni tellimise info leiad kirjeldusest.